Nii, tere tulemast vaatama seda väikest veebivideot, mille teemadeks saavad olema kasvupõhine majandusmudel, selle mõju keskkonnale ja inimõigustele, kas meil on alternatiive, kuidas need välja näevad ja kuidas sinna võiks saada kogu selle ühiskonnaga, kus me praegu oleme. Mina olen Madis Vasser, ma jõuan teieni täna siit Eesti Rohelise Liikumise kontorist, kus ma olen nüüd 1,5 aastast umbes töötanud huvikaitseeksperdina. Minu valdkondadeks on eelkõige energeetika ja kliima, aga nende teemade juures ei pääse mööda ka suurematest ja laiematest valdkondadest. Aga minu taust ei ole tegelikult üldse ei majandusteaduses, ei keskkonnauuringutes, et ma olen hetkel lõpetamas oma doktorantuuri Tartu Ülikoolis informaatikas ehk siis arvutiteadus ja enne seda olen ma teinud magistrikraadi psühholoogias. Ja kuidagi on läinud nii, et minu hetkel sellised suured huviteemad on erinevad majandusmudelid, sealhulgas sellised huvitavad alternatiivid nagu inglise keeles degrowth, eesti keeles tasaareng ja tehnoloogia valdkonnas ma olen kokku puutunud selle väga-väga kõrgtehnoloogilise maailmaga, aga mulle palju rohkem pakub huvi selline väga low-tech või lihtsad lahendused, robustsed lahendused. Ja ilmselt kui minu nime guugeldada, siis tuleb välja, et ma olen täielik radikaal oma ideede poolest ja ma ise näen seda kui sõna radikaal kui selle algses tähenduses, et keegi, kes läheb asja juurteni, kui vaadata selle tõlget ladina keelest. Ja täna ma üritangi siis selgitada või kirjeldada, mida mina olen mõelnud, tuginedes nii palju kui võimalik siis ka erinevatele allikatele ja selle video kirjelduses kuskil ma panen kindlasti nagu suuremad viited ka juurde. Ja kuna see on niisugune pool interaktiivne video, siis vahepeal ma esitan mingisuguseid küsimusi ja annan siis vaatajatele hetke, et nende küsimuste üle mõelda, enne kui ma ise vastan. Ja võib-olla sellega ongi tore alustada, et ennast niimoodi soojaks saada. Et ma mõtlesin, et üks hea küsimus on see küsimus, mida minult küsis sõber Taivo kunagi, kui ma rääkisin talle jälle kuskil pargipingi peal, et ei, et kogu see majandussüsteem on täielik jama, mis praegu on, et seda tuleb muuta ja see kasvupõhisus ei suuda nagu lõputult kesta. Ja siis ta küsis väga lihtsa küsimuse, millele ma kohe esimese hooga ei oskagi vastata. Ja see küsimus, mille ma nüüd küsiks ka teie käest, on, et aga miks majandus peab kasvama? Et kui mina selle küsimuse nagu sain, siis ma hakkasin mõtlema, et see on väga hea küsimus. Ja sellele ilmselt on väga palju erinevaid vastuseid. Nii et soojenduseks siis võib-olla paar minutit igaühel mõelda, panna paberile kirja, et miks on need põhjused, mis võiksid olla, miks majandus peab kasvama, miks me seda kogu aeg kuuleme, et peab kasvama, aga mis on see põhjendus selle taga, et miks ta peab kasvama. Nii et võib video panna korraks pausi peale, mina võtan ühe lonksu juua ja siis ma pakun välja mõned variandid, mida mina ise olen kuulnud, kohanud ja mõelnud. Nii. Ma loodan, et midagi on kirjas või peas vähemalt. Ja ma pakun välja mingid variandid, milleni ma ise olen siis jõudnud erinevate lugemiste, erinevate inimestega rääkimisega ja uudiste jälgimisega. Ja see ei pruugi olla lõplik nimekiri, see ei ole kuidagi järjestatud, aga väga üldiselt võib öelda, et kui küsida, miks majandus peab kasvama, siis erinevad inimesed olenevad sellest, et mis nad siis oma elus teevad või mis nende amet on, annavad erinevaid põhjendusi ja kindlasti mõni annab kõiki neid põhjendusi. Üks on näiteks siis tänapäeva neoklassikaliste ökonomistide loogika, et muidugi majandus peab kasvama, sest siis need, kes on selle püramiidi tipus, saavad väga jõukateks ja sealt tilgub
see heaolu ja rikkus alla ka nagu nendele madalamatele klassidele, et niisugune trickle down economics, et see on väga tore asi, kõik saavad rikkamaks, seega majandus peab kasvama, et need, kes on tipus, saavad eriti rikkaks ja sealt vaikselt nagu tilgub see kõik allapoole. Et see on loogika, mis on pikalt domineerinud. Ma hetkel ühtegi hinnangut ei anna, kas see on tõsi või mitte. Teine grupp on näiteks ettevõtjad, kes ütlevad, et noh, muidugi majandus peab kasvama ja seehulgas meie ettevõte peab kasvama, sest kui meie ei kasva, siis kasvab meie konkurent, kasvab suuremaks kui meie ja siis meie oleme see väike, nemad on suur rusikas ja siis suur rusikas sööb väikse ära. Et niisugune ettevõtjate jaoks on niisugune olelusvõitlus, et kui mina ei kasva suureks, siis kasvab konkurent ja sööb mind ära, võtab mind üle, ostab ära. Ja ilmselgelt seda me näeme ka turumajanduses toimuvat. Pankade jaoks on ka majanduse kasvamine täiesti loogiline, sest väga lihtsustatult minemata detailidesse, kuidas tänapäeval üldse raha tekitatakse, on see, et raha ei tekitatagi, tekitatakse võlga. Et kui sa võtad pangast 100 eurot, siis tegelikult nad kirjutavad kuhugi ühe numbri, mis ütleb, et sa oled võlgu neile 105 eurot. Noh, heal juhul. Mis tähendab seda, et see raha tuleb alati tagasi intressiga, mis tähendab seda, et kuskilt peab tulema see lisaraha, et seda intressi maksta. Sest kui majandus oleks kogu aeg nagu stabiilse suuruse peal, mitte kasvamas, siis seda nagu lisaraha, et tagasi maksta seda intressi, kuskilt ju ei tuleks. Seega, et võlga tagasi maksta, majandus peab kasvama, et oleks seda uut lisaraha, mida maksta tagasi pangale, et ta saaks uuesti välja laenata. Ja niimoodi pangandus hetkel toimib. Kui sa küsid töösturite käest näiteks, siis töösturid, sellised suured industriaaltöösturid, kellel on palju tehaseid, ütlevad, et majandus peab kasvama selleks, et tulu suurendada, sest see on tänapäeva kapitalistliku majandusmudeli eesmärk on suurendada tulu. Peamine eesmärk, põhieesmärk, elu mõte. Ja seda võib teha mitmeti, et üks näide variant on see, et sul on suur tehas, kus on palju töötajaid, sa tahaksid, et su kasum oleks suurem. Üks variant on see, et sa võtad inimeste palka vähemaks, mis tähendab, et nagu tuludesse jääb rohkem raha. Aga see on niisugune peen mäng, sest ühel hetkel sa võtad palga nii väikseks, et inimesed hakkavad mässama, põletavad su tehase maha võib-olla kujundlikult. Seega inimeste palka ei saa igavesti kärpida. Seega peab kuskilt mujalt see kasum tulema, ehk siis kasum võib tulla sealt, et majanduses on rohkem raha, inimesed tarbivad rohkem ja sina teenid rohkem. Suur grupp inimesi, kes räägivad majanduskasvust, on muidugi poliitikud. Kui poliitiku käest küsida, et miks majandus peab kasvama, siis nende jaoks on ilmselge, suurem majandus võrdub parem elu. Neil ei pruugi seal taga olla mingisugust suurt teadustööd, nad lihtsalt ütlevad, et nii on. Ja teine väga mugav asi on see, et kui sul on aina kasvav majandus, see tähendab, et alati on raha aina rohkem, kui oli eelmiste valimiste ajal. Seega alati saab kõigile lubada rohkem. Rohkem pensionit, rohkem toetusi, rohkem investeeringuid, kõik on alati rohkem, sest majandus ju kasvab, see on prognoositud. Eestis on prognoosid tehtud aastani 2070, kui ma ei eksi. Ja need on ikkagi, majandus mitmekordistub veel tublisti. Ja mugav on see, et sa ei pea kunagi ütlema kellelegi, et ei, vaata, teie nüüd ei saa enam juurde. Et teilt me peame hoopis ära võtma. Et ükski poliitik seda ei tee, aga õnneks ei olegi vaja, sest majandus ju kasvab. Ja selle fakti kinnitamine on läinud nii absurdseks, et just hiljuti kuulsin ma ühte meie ministritest ütlemas seda, et hetkel on meil siin koroonaviirusega eriolukord ja et see võib mõjutada majanduskasvu niimoodi, et majanduskasv on isegi natukene negatiivne. Või majanduskasv on 0%. Et poliitikute sõnavaras ei olegi
sõna, mis kirjeldaks majandust muul moel kui selle kasvamine. Ja kui sul on näha, et majandus hakkab langema, siis see on nagu sõna, mida ei tohi öelda, siis sa ütled, et majanduskasv on negatiivne. See on hetk, kus me hetkel oleme. Ja ongi tavainimese käest küsides, et miks majandus peab kasvama, tihti nad ütlevad, aga lihtsalt peab. Punkt. Ja nüüd, miks mina olen, need kõik eelnevad on nagu õiged variandid, õiged valikud ja tõenäoliselt teil on midagi veel paberi peal, mida mina isegi ei nimetanud praegu ja siis saatke see mulle. Siis ma kogun neid niimoodi. Ja miks mulle endale sümpatiseerib tasaareng või inglise keeles degrowth on eelkõige selle nime poolest juba, et ta ütleb juba nimes ära, et majandus ei pea kasvama, ta peab tegelikult hoopis kahanema hakkama. Me peame ehitama niisuguse mudeli, mis arvestab sellega või mis ei sõltu sellest, et kas majandus on suurem, iga aasta suurem kui eelmine aasta, vaid see on ebaoluline, kui suur see majandus on, oluline on see, kuidas ta töötab ja kuidas asjad on jagatud. Aga et sinna jõuda, siis ongi kõige esimene samm on oma mõttemaailma dekoloniseerimine või nagu lahti saamine sellest mantrast, et majandus peab kasvama, kõik meie muud asjad peavad lähtuma sellest punkt ühest, et majandus peab kasvama. Et nii kaua, kui me lähtume sellest, siis võib kogu selle video kinni panna, nagu siis pole siin midagi vaadata. Aga kellel on avatud meel, siis vaatame edasi. Üks teema, mida puudutada, on see, et millised on hetke majandusmudeli mõjud või komplikatsioonid keskkonna või inimõiguste mõttes. Et siis, kui kapitalism pääses võidule pärast suuri sõdu, siis öeldi, et see ongi nüüd ajaloo lõpp, et kõik on paigas, kapitalism on parim variant, see on ainus variant nüüd ja ärge isegi mõelge millegi muu peale. Ja see tekitab mitmeid probleeme. Mulle endale sümpatiseerib või see inimene või autor, kelle kaudu mina olen väga palju nendesse teemadesse sisse ennast lugenud, on Derek Jensen, kes on ka võrdlemisi radikaalne selles, et ta läheb väga nagu algosadeni tagasi, et kust need võimalikud probleemid siis pärinevad. Ja üks niisugune ahel, mida tema kirjeldab sellest, kuidas siis kapitalistlik ja tööstuskapitalistlik lähenemine põhimõtteliselt alati lõpeb vägivalla ja suure hävinguga. Ja see loogika on see, et kohe, kui inimesed hakkavad elama linnades, mida me teame, et tänapäeval on sisuliselt väga-väga suur valdav hulk inimesi elab linnades. Kohe, kui sul on linnad, siis linnad ei saa olla jätkusuutlikud. Sest kui sa oled linnas, elad tihedalt koos, siis ega sul seal väga palju ressursse ei ole. Seega ressursid tuleb kuskilt sisse tuua, importida. Ja kõige lihtsam on võtta kohe linna kõrvalt kuskil, kus on mingisugune maapiirkond. Võib-olla elab seal keegi. Igal juhul sa tahaksid nende inimeste ressursse, kes seal maapiirkonnas elavad. Muidugi sa oled viisakas ja kõigepealt pakud neile raha. Mõnele see sobib, mõnele ei sobi. Sest et see on nende nagu elatusallikas, on see maa, kus nad elavad. Ja nüüd, kui nad ei taha raha, siis on probleem, sest sinul on vaja neid ressursse, sest sa elad linnas, kus ei ole ressursse, sest sina oled oma põllud kõik ära betoneerinud. Ehk siis sa pead võtma jõuga need ressursid. Aga sa oled nii hea inimene, et sa ei tapa neid kohalikke ära, kes seal sinu ressursi peal elasid, sinu ressursi peal, vaid sa lihtsalt ajad nad mujale. Ehk siis võib-olla isegi täitsa nagu mitte vägivaldseks, võib-olla mingisuguse seadusega. Ja siis need inimesed lähevadki, aga nüüd on probleem, et see uus koht, kuhu nad lähevad, seal on ka juba keegi ees. Ehk siis see on küsimus, mis nemad nüüd teevad, et kas nad hakkavad nüüd nendega sõdima, tulevad tagasi sinuga sõdima, igal juhul nagu sellist rahu seal ei leidu kindlasti. See on kõige nagu sellise üldisem analüüs, mida on võimalik teha meie süsteemi kohta. See, et me linnastume ja see paratamatult tekitab probleeme. Vaadates võib-olla detailsemalt seda, kuidas äriloogika praegu töötab,
hetkesüsteemis on see, et igasugune keskkonnakahju on nii-öelda väliskulu, mida ei tule arvestada, sest see lihtsalt läheb korstnast välja kuhugi, võib-olla vahepeal seal on väike mingisugune tasu või maks, aga mitte liiga hull. Et kõik tulu jääb ettevõttele, kõik kulu jääb kanda ühiskonnale. Minu jaoks üks niisugune lihtne näide sellest on see, kui ma kõnnin tänaval ja keegi kihutab minust suure maasturiga mööda. Tema saab selle mõnu sõita maasturiga, mina saan selle heitgaasi, on ju. Et tema saab tulu, mina saan kulu ja mulle selle eest keegi ei maksa, et ma talun seda heitgaasi. Et seesama mudel võib skaleerida suuremalt mõne ettevõtte peale, ma nimesid ei hakka nimetama, aga siin aasta keskkonnaettevõtted Eestis on sellised, kes teenivad päris korralikult tulu ja kõik see kulu, reostus, selle saab pikkade torudega kuhugi kaugele ära saata ja siis on sellega korras. Ja ei olegi probleem. Välja arvatud, tänapäeval on probleem, kuna need tehased on juba nii palju ja inimesi on nii palju, et see tuleb sulle tagahoovi tagasi. Üks võib-olla loogika, mis on ka keskkonnakaitseliselt sihuke veider tänapäeva süsteemis on see, et kõigele on pandud hind. Sihukene asi on olemas nagu ökosüsteemide teenused, kus üritatakse arvutada, mis siis ühe metsatüki või ühe soo hind on või mesilaste või liblikate. Ja see on sihukene ohtlik tendents, sest kui me võtame näiteks mingisuguse ürgse metsa kuskil Ida-Virumaal näiteks ja ütleme, et see maksab nüüd nii palju miljoneid, et see mets seal on ja annab meile hapnikku ja seal on ökosüsteem ja loomad. Et kohe, kui me paneme selle hinnasindi külge, siis tekib kellelgi mõte, et huvitav, see mõte juba enne ka olla, et mis seal metsa all on. Võib-olla seal on suurtes kogustes põlevkivi ja võib-olla nii suurtes kogustes, et see põlevkivi hind seal maa sees ületab selle metsatuka hinna või väärtuse seal maa peal ja siis nagu keskkonnakaitseliselt sul ei ole enam mingit argumenti, et seda metsa päästa, sest et lihtsalt turuloogika ütleb, et see, mis on maa sees, on väärtuslikum kui see, mis on seal maa peal, numbrid ei valeta ja siis mets läheb. Ja keskkonnakaitsjad, kes on ökosüsteemide teenuste nagu suured fännid, peavad siis sellega nõustuma, et jah, matemaatika ütles, et see mets on antud kontekstis nagu vähem tähtis kui see kivi seal maal. Ja tihti öeldassegi, et miks me ei saa keskkonda kaitsta, on sellepärast, et see on kuidagi tohutult kallis. Et me ei saa mingit metsamassiivi jätta seisma, sest meil ei ole raha, et seda mitte maha võtta. Et selle asemel võtame, et kui me tahame keskkonda näiteks kliima vaatepunktist säästa, päästa, et siis me peaksime selle metsa maha võtma, rahaks tegema ja paneme sinna näiteks päiksepaneelid asemele. Et siis me suudame nagu kuidagi kliima seisukohalt midagi paremaks teha, mis on väga küsitav argument, kui sa nagu lähened sellele loogikaga, aga majandusmudeli kohaselt jaa, kui nagu numbrid klapivad ja tulu on hea ja CO2 jalajälg on nagu hetke väikses klappidega vaadates positiivne, siis seda tehakse. Ja siin on raske argumenteerida mingitele eetilistele väärtustele, et kuulge, et Eestis on alles viimased 1-2% üldse põlismetsasid. Äkki see on omaette väärtus, sest see on juba nagu sihukene haruldus. Aga väga palju kogu sellest süsteemist sõltub definitsioonidest. Et mis on üldse mets, mis on üldse väärtus. Et me oleme justkui need asjad kokku leppinud, aga tegelikult ühiskonnana ei ole. Aga samas seadustes kuskil on ka tihti tõlgendamise küsimus, aga mingid kirjutamata reeglid, et me ütleme, et mets on lihtsalt puud või puistu, puumass, puidumass ja mitte midagi muud. Ja kes tahab keskkonnakaitsega tegeleda, no see peab ikkagi väga rikas miljardär olema, et siis osta endale oma sihukene muuseumitükk metsa kuskil ja siis seda vaadata.
ja praeguses süsteemis ongi selle tõttu väga raske kaitsta keskkonda, sest mis iganes sa teed, sa ei tohi ohustada majanduskasvu. Et kui näiteks mingisugune organisatsioon ostaks kokku hästi palju Eesti metsa ja ütleks, et me jätame nüüd selle metsa seisma ja olema mets ja võib-olla kunagi temast saab jälle niisugune looduslik mets, et siis see on tohutu majanduslik kahju, sest mõtle, kui palju oleks saanud pappi selle metsa mahavõtmise eest. Ja võib-olla veel üks viis, kuidas inimõiguste seisukohalt kirjeldada hetkesüsteemi, mis on väga suur, globaalne ja keeruline. Et üks variant on tõmmata seda tagasi nagu mingile väga pisikesele skaalale. Näiteks, et meil on mingisugune pere, kes sööb hommikusööki laua taga, on 2 vanemat, on 2 last ja on vanaema. Ja siis üks vanematest valmistab hommikusöögi, niisuguse ilusa omleti, tuleb laua äärde ja ütleb, et nii, nüüd on meil siin turumajanduslik nähtamatu käsi ja me teeme sellise süsteemi, et kes maksab kõige kõrgemat hinda, sellele ma annan hommikusöögi kätte. Siis ilmselt teine lapsevanem, kes on käinud tublisti tööl, ütleb, et noh, anna siis siia, mul on raha maksta küll. Ja lapsed, kes võib-olla aitasid seda hommikusööki teha ja said sealt paar niisugust pudenenud tükki, jäävad nüüd nagu sellest suurest hommikusöögiks ilma, sest et neil ei ole ju sellist taskuraha, mida on vanematel. Ja no vanaema on, vabandust, ka siiski süsteemist väljas, sest ta ei ole ka nagu selles loogikas väärtuslik. Ehk siis näide on sellest, et oma igapäevaelus või oma pereelus me ei rakenda sellist röövkapitalismi, mida me rakendame nagu suheldes ülejäänud maailmaga. Ja selle tõttu me näemegi veidraid olukordi, kus riigid, kus on suur näljahäda, on tegelikult suured toidutootjad, lihtsalt kõik läheb ekspordiks kuhugi teistesse riikidesse, et sööta teise riigi loomakarja või veel hullem koduloomi. Sest et lihtsalt need rikkad lääneriigid tihtilugu või Aasia riigid, et neil on lihtsalt raha, et maksta selle kõige eest, mida nendel kohalikel, kes on võib-olla kolmandates riikides, ei ole. Ja see niisugune rikkuse kuhjumine on üks väga märgiline kapitalismi tunnusjooni. Ja kui mõelda edasi, et kuhu see kõik siis nagu läheb, selle kohta on üks väga vahva pikk ja igav raamat, aga väga sisukas Piketty Capital 21. sajandil, Kapital 21. sajandil, kus ta näitab toore andmestiku pealt ära lihtsalt seda, et on olemas inimesed, kes on nagu super rikkad ja siis on kõik teised. Ja isegi kui sa selle kõik teiste hulgas oled ikkagi nagu mingisuguse suure firma tippjuht, kelle palk on astronoomiline, siis isegi sina jääd järjest vaesemaks, sest need super rikkad puhtalt kuskilt intresside pealt või mingi rendi kogumise pealt alati suurendavad seda vahet, et kui sina oled superrikas siin ja sina natuke lähed rikkamaks, siis superrikkad paned eest ära. Sest lihtsalt süsteem on selline. Ja kuhu see võib jõuda lõpuks on see, et mina elan siin Tartus ja näiteks ühel hetkel maksan oma üüri mitte üle õue olevale maja või korteri omanikule, vaid ma maksan oma üüri kuhugi naftasheigile või Aasia suurärimehele, sest ta lihtsalt terve Tartu kokku ostnud, sest tal on see võimalik. Lihtsalt raha eest saab kõike. Ja nii kaua, kui seda süsteemi ei muudeta või ei kammitseta, siis nii läheb. See ei ole, et kas läheb, see küsimus on millal. Ja nagu igalt poolt, kuhu natuke sügavamalt sisse vaadata, tuleb välja see, et see kolonialismi mentaliteet ei ole kuhugi surnud. Et hiljuti sattusin ühe kliimateadlase ettekandele, kes ütles siis, et see, kuidas me praegu teeme oma kliimalepinguid ja kliimaleppeid ja määrame seal neid kvoote, mida igal riigil on kasutada veel, see on väga selgelt näha, et suured ja rikkad lääneriigid
jätkavad seda mentaliteeti, et neil on ikkagi rohkem õigust mingitele asjadele kui arenenud maad või arengumaad. Et tema tsitaat oligi, et kõigepealt me võtsime nende vaeste riikide inimesed orjanduse kombel, siis me võtsime nende maavarad, lihtsalt ostsime ära, et võime siia. Ja nüüd me võtame nende süsiniku ka ära. Et arenevates riikides peaks olema rohkem lubatud jõuda nagu mingisuguse ühiskonna tasemele. Aga me peedistame praegu kõiki üsna sarnaselt või neid isegi rohkem kui rikkad riike, mis saaks endale lubada praegu ambitsioonikust rohkem. Ja võib-olla kui mingeid konkreetseid näiteid tuua, et kuidas see süsteem siis nagu, kuidas me oleme sinna olukorda või siia olukorda jõudnud ja mis nüüd saab. Siis üks näide minu arust, mis on hea viimasest ajast, konkreetne, on Tšiili, mis on sisuliselt kodusõjas. Ja legend on see, et või noh, niisugune mugav lugu on see, et näed, et lihtsalt mingisugused inimesed hakkasid märatsema, sest metroopiletite hinda tõsteti 30 peesot, mis on tagasi arvestatult niimoodi natuke üle 1 euro. Aga kui nagu lugeda neid kohalikke allikaid ja rääkida inimestega, siis tuleb välja, et neil on seal niisugune ilus hüüdlause, et küsimus ei ole 30 pesos, küsimus on 30 aastas. Ja mida nad selle all mõtlevad, on täpselt seesama kapitalistlik süsteem, mis tegelikult tema esimene proovikivi oligi Tšiili, sest ligi 30 aastat tagasi vahetus see riigikord ja etteotsa sai selline grupp inimesi, kes tihedalt käis läbi niisuguse uue kooli neoklassikalise majandusmudeli toetajatega. Ja siis nad mõtlesid kõik koos, et aga teeme Tšiilist siis selle näidisriigi, kus me erastame absoluutselt kõik asjad ära ja noh, kõikvõimalikud teenused, mis üldse on võimalik ära erastada ja anda erafirmadele ja vaatame, mis juhtub. Ja inimeste nagu majanduskasv on olnud metsik. Tšiili on Lõuna-Ameerika riikidest üks jõukamaid mingite statistikate poolest, aga tavaline inimene on seal nii viimse piirini viidud, et nad peavad optimeerima kõike, et üldse nagu sisuliselt elus püsida, sest iga samm, mida sa teed, maksab ja järjest rohkem. Ja su palk on järjest väiksem, sest nagu ma enne rääkisin, kuidas tulu maksimeerida on kulusid minimeerida, inimeste tööjõumaksud on suurim kulu. Ja siis ühel hetkel, kui jälle mingil põhjusel oli vaja siis neid metroopiletite hindu tõsta või noh, kuskilt raha saada, siis mindi jällegi kõige haavatavam inimgrupi peale, kes peab kasutama igapäevaselt metrood, et üldse tööle jõuda. Ja nüüd ongi seal nagu siis tohutud rahutused, mis nõuavad sisuliselt uue põhiseaduse kirjutamist, sest inimestel on täiesti kõrini sellest, mis seal on viimased 30 aastat toimunud. Et ilusad plakatid on tänavatel, kus inimesed siis hüüavad, et see modernne kapitalism sündis Tšiilis ja see sureb Tšiilis. Eks väga huvitav on näha, mis seal edasi saab, kui nüüd see rahvas päriselt saab seda, mida nad on soovimas. Sama näide on ka Prantsusmaalt, kui kollavestid oma proteste tegid, et jällegi valitsus ju tahtis head, tahtis olla keskkonnasõbralik, aga see, kuhu nad oma tähelepanu suunasid, oli jällegi see nagu ühiskonnakiht või grupp, kes on juba niigi kõige rohkem piiri peale viidud. Et siin on seesama Kevin Anderson, see kliimateadlane, keda ma enne põgusalt mainisin. Tema oma ettekandes näitas ära, et kuna meil on nii jõhker ebavõrdsus tekkinud selle süsteemi tõttu, siis no niimoodi top 10% kogu maailma populatsioonist, kõik need rikkad inimesed rikates riikides, ilmselt kõik, kes vaatavad seda videot kaasa arvatud. Ja veel eriti sealt top 10, see top 1%, kelle jalajälg on ikkagi metsik, sest nende elustiil on
võrreldamatu tavalise inimesega. Et kui ütleme, et see 10% kõige rikkamaid siin lääneriikides tõmbaks oma elatustaseme Euroopa keskmise peale, mitte kuhugi koopasse, vaid lihtsalt Euroopa keskmise peale, siis oleks see võit keskkonna ja kliima mõttes juba tohutu. Samal ajal kui ülejäänud 90% ei tee mitte midagi, mitte ühtegi muutust. Ja see on mõttekoht, et keda me peaksime pigistama valitsuse tasandil siis, et saada kiireid muutusi, sest praegu on vaja kiireid muutusi. Ja tulles lähemale võib-olla Eesti konteksti, siis me näeme ka, et see majanduskasvu mentaliteet ja kapitalistlik süsteem ja sellest kinnihoidmine kahe käega, see on väga selgelt igal pool näha. Me näeme, et näiteks meie rahvuslik uhkus põlevkivi, mis on muutunud majanduslikult juba pikemat aega tegelikult mitte väga mõistlikuks, sellel ei lasta hääbuda. Et riik on nõus peale maksma ikka metsikuid summasid, me räägime 100 miljonitest aastas, et hoida seda tööstust üleval, kuigi see ei ole enam mitte kuidagi mõistlik majanduslikult, aga lihtsalt on nagu loogika, et ta hoiab mingisugust piirkonda ikkagi üleval ja seda on võimalik eksportida ja mingisugune alandamine, mingite tulude alandamine ei tule kõne allagi. Samamoodi me näeme, et Eesti metsad kaovad järjest kiiremas tempos ja metsatööstus soovib raiemahtusid aina suurendada, sest see suurendab nende kasumit võimalikult kiiresti. Et igasugune tagasiminek raiemahtudes on täiesti välistatud, kuigi isegi metsakaitsjad ei ütle, et see peaks olema täiesti null. Aga isegi natukene vähem on täiesti välistatud. Pigem vaadatakse, et kus saaks veel nagu viimasegi nagu puu kokku kraapida, umbes, et lõdvendame mingiste kotkaste kaitsevööndit, et mis tal ikka sellest 300 meetrist ümber pesa vaja on, et paneme 50. Et ega kotkas ei virise. Ja see on sama põhjus, miks me näeme, et Rail Baltic tuleb, sest see on lihtsalt nii majanduslikult kasulik projekt, väidetavalt kindlasti ehitusfaasis muidugi on. Ja samal ajal me näeme, et 4-realised maanteed tulevad, sest see on jällegi ju raha teenimise võimalus. Ja kui sama mudel jätkub ja sama nagu kasvu eeldus jätkub, siis on nagu möödapääsmatu, et me hakkame Eestis fosforiiti kaevandama. On möödapääsmatu, et tuleb miljarditehas tselluloosi jaoks. Tõenäoliselt tuleb siis ka tuumajaam, sest kõik ju peab kogu aeg aina suuremaks minema. Ja tulevad ka nagu paratamatud keskkonnakatastroofid ühest nendest eelmistest või midagi uuest. Ja nagu veider ongi see, et ka need keskkonnakatastroofid on sisemajanduse kogutoodangu mõttes positiivne nähtus. Et et siis saab ju palgata inimesi seda jama koristama või firmad maksavad suuri trahve riigikassasse, tulubaas, oleks neid ainult veel. Ja me saame näha, praegu on käimas koroonaviiruse puhang, et kuidas see mõjutab meie majandust. Et me teame, et võib-olla tuleb negatiivne majanduskasv, aga samas me näeme ka, et riik on nõus võtma miljardeid laenu ja see tähendab, et tagasi me maksame kõvasti rohkem ja see tähendab, et kust seda raha saada? Loodus või inimesed. Aga et see kõik ei oleks liiga trööstitu, siis on aastakümneid juba mõeldud ka välja, et mis on need võimalikud lahendused siis, kuidas me saaksime sellise justkui lahendamatu olukorra ümber pöörata. Ja erinevad akadeemikud ja filosoofid ja majandusteadlased ja praktikud on siis proovinud erinevaid lahendusi tegelikult väiksel skaalal, vahepeal ka suuremal. Üks asi, mis oleks lihtne teha ja mis võib-olla isegi sobiks nagu kapitalismi raamistikus on see, et aga maksame lihtsalt asjade eest õiget hinda ja vaatame, et kuidas see turg siis ise reguleerub. Mis tähendab seda, et riiklikud toetused näiteks fossiilkütustele võtame ära need, et küll me siis näeme, mis jääb alles ja mis läheb kinni.
Et niikaua, kui seda ei ole, on kogu see vaba turg tegelikult tohutult moonutatud ja Eestis me seda näeme, et kui sa ei ole Eesti Energia, siis sul on väga raske olla energeetikaga tegelev firma, sest neil on lihtsalt tohutud eelised. Nii et mingeid suuri muutusi ei ole vaja, lihtsalt paneme selle paarsada miljonit muusse kohta ja vaatame, mis alles jääb. Teine asi, mis on jälle niisugune rohkem mõttemalli muutus või asi, mis tuleb endale lihtsalt pähe taguda, et seda ei ole olemas, on niisugune lootus, mis on väga levinud selle kohta, kuidas äkki saab ikka teha niimoodi, et tehnoloogia areneb ja inimesed on hästi efektiivsed, et me saame teha niimoodi, et majandus jätkab kasvamist, aga meie ressursikasutus, see palju me loodust survestame, et see hakkab langema. Ma ei tea, kuidas on hea näidata, ütleme, et üks läheb üles, teine läheb alla. Et seal on niisugune lahti ühendamine, et majandus tõuseb, ressursikasutus kas jääb samaks või langeb. Selle nimi on inglise keeles decoupling, ongi lahti ühendamine. Ja see on väga ilus jutt, sellepärast, et sa ei pea siis muretsema kuidagi ühiskonna ümbermuutmise probleemide pärast. Et sa just ütledki, et kõik jätkub nii nagu praegu, aga lihtsalt mingi tehnoloogia tuleb või mingisugused tehnilised võtted muud, mis teevad niimoodi, et meie ressursikasutus hakkab langema. Nagu probleem sealjuures on aga see, et siiamaani ei ole veel näidatud, et see asi saaks üldse kuidagi töötada. See võib juhtuda väga piiratud ajalises raamistikus, see võib juhtuda piiratud nagu asukoha mõttes, aga üldpilti või pikemal ajaskaala vaates seda ei juhtu. Kindlasti nagu ei ole näidatud, et niisugune asi võiks juhtuda nagu absoluutsel skaalal, et tõesti, et majanduskasv läheb ülesse, ressursikasutus läheb alla. On võimalik näidata, et seal on niisugune relatiivne lahtiühendamine, et majandus kasvab mühinal, ressursikasutus läheb natukene aeglasemalt ülesse, aga ikkagi läheb ülesse. Ja mingites tingimustes on näha, et kuna meie need energiaallikad, algsed energiaallikad lähevad järjest kehvemaks, sest me oleme kõik hea kraami juba ammu ära põletanud, nafta mõttes näiteks, et madalad õunad on nopitud. Ja nüüd ei tule mitte ladvaõunad, vaid tulevad niisugused mädandõunad. Ja see tähendab seda, et sa pead näiteks põlevkivi rohkem põletama, sest on juba kehvem põlevkivi kui see, mis oli veel 100 aastat tagasi. Seega mitmetes olukordades tekib isegi mitte decoupling, vaid recoupling, ehk siis see ressursikasutus, mis läks vahepeal juba vaiksemaks, tuleb uuesti üles, sest nüüd on vaja midagi rohkem põletada. Et see on näide võib-olla ka biomassist ehk puidu põletamisest, et kui öeldakse, et süsihappegaasi kontsentratsioon õhus, kui see on suurem, siis see on ju hea, sest puud kasvavad kiiremini. See on tehniliselt korrektne, aga need puud kasvavad hõredamaks ja nende lõpuks nagu energiaväärtus on madalam, et sa pead nende rohkem põletama. Ehk siis tuleb aru saada, et me ei pääse mööda sellest, et ressursikasutust tuleb vähendada ja otsustavalt ja suurel skaalal. Üks asi, millest tuleb loobuda, on progressi ja heaolu mõõtmine majanduse koguproduktiga, et SKT ei ole kunagi selle jaoks mõeldud ja see tuleks lihtsalt nagu kuhugi ajaloo sahvritesse ära unustada ja võtta midagi muud kasutusele. Näiteks mõõta inimeste heaolu või rahulolu eluga ja uuringud on näidanud, et alates teatud nagu SKT tasemest selle tõus enam ei anna heaolule juurde, pigem hakkab ühel hetkel langema, sest inimesed oodatakse järjest rohkem pikemat tööelu ja nii edasi, nii edasi. Ja see ressursimahukuse kadu või vähenemine, selle ilus nagu lööklaus on see, et kõige rohelisem energia on kasutamata energia. Ehk siis meil ei tasuks nagu mõelda seda, et me jätkame tänase majandusega või me kasvatame seda veel muidugi ja samal ajal lihtsalt läheme üle 100% taastuvenergia peale. Et kui see 100% tähendab, et see, mis on tänane tarbimise tase, siis seda ei ole võimalik teha. Lihtsalt
puhtfüüsikaliselt ei ole võimalik ja rahaliselt ei ole võimalik ja tehniliselt ei ole võimalik ja see ei ole isegi soovituslik, sest kui meil on lihtsalt igal pool tuulikud ja päiksepaneelid, siis see tekitab omamoodi järgmise probleemi meile. Kui ma alguses rääkisin, et üks probleem on selles, et meil on niisugune naljakas raha, mis tekib ei millestki ja mida tuleb alati tagasi maksta rohkem, kui ta algselt tekitati, siis üks variant, mis selle leevendamiseks või raviks või muutmiseks on välja pakutud, ongi uut tüüpi rahad, et kas siis kohalikud rahad, mis ei ole sellised globaalse mõõtmega, et sa saad Eestis teenitud $1 miljon annab sulle kuidagi võimaluse hävitada kuskil koralle või osta kuskil kaameleid. Et nad peaks olema lokaalsemad ja täiesti teist tüüpi. Et mulle väga meeldib üks Põhjamaade akadeemik Alf Hornborg, kes kirjeldab ka, et tema arust oleks vaja veel lausa eri tüüpe rahasid, et sul on et ka ühes piirkonnas on erinevat tüüpi rahad, et ei ole üks universaalne, vaid sul on nagu mingi raha, millega sa teed nagu kohalikke oste, mingi raha, millega saad teha nagu suuremat kaubavahetust. Ja see raha iseenesest juba piiraks mingisuguseid tegevusi. Et üks asi, mida tasaarengu pooldajad ütlevad, on see, et tihti tänapäeval räägitakse sellest, et energiatõhusus on hästi oluline. Et kui me suudame seda energiat natuke rohkem säästlikumalt kasutada, siis see ongi meie edu võti ja tuleviku garantii. Aga samas on näidatud, et niisugune energiaefektiivsuse tõus ei pruugi automaatselt vähendada tarbimist. Et kui sul on lihtsalt nagu energiasäästlikum auto, siis tihtilugu inimesed sõidavad rohkem, korrutades endale peas, et see on ju nii tõhus ja säästlik auto, et see on ju okei, kui ma sõidan nüüd rohkem. Ja lõpuks nad sõidavad tegelikult suurema hulga bensiini maha, kui nad oleks varem sõitnud. Ehk siis me peame sellest tõhususe mentaliteedist, mis on väga hea, jõudma veel edasi järgmisse faasi, mis on siis küllasus või inglise keeles on esimene sõna on efficiency ja teine on sufficiency. Et üks on see, et okei, kasutame asju tõhusamalt ja teine on, et kasutame asju ainult nii palju, kui meil vaja on. Et sõida ainult sinna, kus sul päriselt vaja on, ära sõida niisama ringi. Lihtsam öelda, kui teha. Ja mis see suur mudel siis võib-olla on tänase süsteemi asemel, mis tänane süsteem on globaalne, on ülikeeruline, kõrgtehnoloogiline ja väga laiav, ehk siis meil on ületarbimine ja suur probleem on inimeste ülekaal, mitte nälgimine siin lääneriikides. Et selle alternatiiv on risti vastupidi, et meil ongi rohkem lokaalne elu, meil on rohkem lihtsad tehnoloogiad ja kõik saavad aru nendest ja meie elustiil on oluliselt tagasihoidlikum, kui ta on täna. Ja on ilmselge, et niisugune sõnum on väga mitte apetiitne inimestele. Et vabatahtlikult teevad seda vähesed, teame seda, sest me oleme näinud seda mitmekümne aasta jooksul, kus sarnaseid sõnumeid on tegelikult juba välja käidud. Aga minu peas on see väga lihtne, et selline transformatsioon, see ei ole niikuinii enam mingi valik. See on paratamatus. Mis viibki minu viimase ettekandepunktini, et äkki ongi juba liiga hilja, et kas midagi saab veel päästa. Ja siis alati mina küsin vastu, et hilja mille jaoks või mille päästmise jaoks. Et kas on hilja planeet maa päästmise jaoks, ma arvan, et mitte. Kas on hilja inimeste päästmise jaoks suurtest katastroofidest? Nii ja naa. Aga kas on hilja niisuguse tööstusliku kapitalismi päästmise jaoks? Jah, on. On hilja, seda ei ole võimalik teha ja tegelikult seda ei peakski tegema. Seda ütlevad ühed filosoofid ja uurijad ja teised ütlevad, et ärge muretsege, et niisugune mingite süsteemide kollaps on tegelikult nagu iga süsteemi sisse kirjutatud osa, et see juhtub niikuinii ja ongi hea, et see juhtub ja sellele ei ole mõtet nagu vastu punnida täiesti iga hinna eest.
sest tihtilugu, nagu me tänapäeval näeme, et väga paljud probleemid on nii puntras omavahel, et neid tundubki võimatu nagu lahendada. Et siis mingis osas kollaps on tihti ainus võimalus, kuidas sihukest justkui lahendavat probleemi siis, kuidas sealt edasi minna. Praegu me oleme sihukeses patiseisus. Et ma ise toon paralleeli näiteks tavalise arvutiga, et kui arvuti ikkagi korralikult kinni jookseb, siis no ta muutub nii aeglaseks ja nii nagu mitte toimivaks või ei reageeri sinu käsklustele, et sul on lihtsam lihtsalt teha puhas leht ja installeerida sinna uus operatsioonisüsteem, millel ei ole neid probleeme. Et meil on hetkel samasugune olukord, kus vana süsteem on täiesti kinni kiilunud, ta üritab veel midagi teha, arvuti ragistab, aga on näha, et see on üle kuumenemas ja selle süsteemi kasutajad ei ole rahul sellega, mis toimub. Ja nüüd on vaja teha üks korralik puhastus ja ilus oleks teha seda kuidagi nagu süsteemselt, aga teine variant on see, et see jookseb siis ise lõpuni kinni ja vaatame, mis sealt välja tuleb. Aga minu argument on see, et võttes nüüd selle teadmiseks, aktsepteerides seda, on meil praegu võimalik võib-olla veel täitsa mitukümmend aastat ette valmistuda selleks, et see paratamatu muutus, mis tuleb, oleks võimalikult inimlik, võimalikult positiivne, et me ei teeks järgmine kord samu vigu, pannes paika samu süsteeme, mis siiamaani on olnud. Ja võib-olla suudame nagu meenutada minevikust mingit süsteemi, mis tuua edasi nagu tulevikku teatud muudatustega. Aga siin ongi nüüd 3 küsimust, mida ma siis annaks kaasamõtlemiseks ja tõenäoliselt teeme nii, et ma loen need küsimused ette ja siis lõpetan selle video ära ja siis teen ühe lisavideo, kus ma siis põrgatan neid võimalikke vastuseid, mida mina annaks nendele küsimustele. Nii, aga need küsimused on siis, need on 3 tükki, need on nüüd suuremad kui see esimene ja esimene neist on, et kui sihuke globaalne industriaalne kapitalism kokku kukub, siis kuidas see mõjutab näiteks arengumaid? Et kas on võimalik, et nende elu läheb kuidagi paremaks seal? Ja kui on võimalik, siis kuidas täpsemalt? Et mõelge mingisugused variandid, kuidas mõjutaks nagu siukse ülemaailmse süsteemi kokkukukkumine vaeseid arengumaid positiivses võtmes. Siis teine küsimus on see, et ma siin kirjeldasin, et elu tõenäoliselt muutub pigem nagu lokaalsemaks. Aga ta ei ole nagu ka siukene 1800. aasta Eesti ilmselt. Ta on ikkagi modernne, sest vahepeal on uusi teadmisi, ühiskondlikud arengud toimunud. Et milline näeb välja siis see järgmine operatsioonisüsteem või kuidas üks lokaalne majandusmudel või elukorraldus võiks välja näha, et mis on need majanduslikud suhted seal, kuidas inimesed toodavad ja tarbivad ja milline see ühiskond üldse nagu välja võiks näha. Siukene mingid märksõnad või isegi natuke rohkem süvitsi. Võib kasutada ka kirjandust. Ja 3. küsimus on siukene võib-olla isiklikum mõnes mõttes, ongi see, et kui võtta see analüüs nagu tõe pähe, et meil tulevad ajad, mis on väga erinevad sellest, mis on meil täna, et siis kuidas võiks selleks nii ennast kui näiteks tänaseid noori ette valmistada, et mida peaks neile õpetama, millele rohkem tähelepanu pöörama, et nad saaksid olla selles uues süsteemis kasulikud ühiskonnaliikmed. Ja ma lõpetangi siis, need 3 punkti jäävad mõtlemiseks
ja ma lõpetan sellise Briti keskkonnafilosoofi Rupert Reedi mõttega, et see tsivilisatsioon, mida me praegu tunneme siin, sellega on kõik läbi. Et igal juhul sellega on nüüd nagu kööga, see on otsas. Et ühel juhul, kas me ei tee midagi nende probleemidega, mis meie ees on ja see kukub ise kokku, või me suudame siiski nagu kollektiivselt need vajalikud muutused teha, mille järel see ühiskonnakorraldus, mida me siis näeme, ei ole ka mitte kuidagi sarnane sellega, mis ta on täna. Et igal juhul see tsivilisatsioon, millega me oleme harjunud siin, sellega on kõik. See on hea. Ja nüüd küsimus on, et kuhu me edasi liigume. Ja mõelge selle peale ja võib-olla kuskil kirjelduses on siis ka kas kohe või nädala pärast minu enda põgusad arvamused, et mis mina arvan, et kuidas need 3 küsimust, kuidas neile võib vastata. Nii et tänan kuulamast ja loodan, et oli huvitav. Ja kindlasti tulevad huvitavad ajad.